Kevad on käes, imelised, ilusad, päikselised ilmad, mida me kõik naudime, aga sellegipoolest toob see meie kodus välja selle tolmu ja mustuse, mis talvel ehk nägemata jäi. Ja nüüd ongi õige aeg mõelda kevadkoristusele. Marjus, praegu on päris õige aeg hakata mõtlema kevadkoristuse peale, sest ma usun, et mina ei ole ainus, kes päikese kiirte saabudes on hakanud oma kodu hoopis teise pilguga nägema, et kõik on kuidagi must, tolmune, no ei ole väga ilus. Kui suur puhastusaeg on nüüd tegelikult kätte jõudnud, siis inimesed otsivad oma koristusmasinad ülesse, alates siis tolmuimest, lõpetades kodukeemiani ja puhastavad siis oma toad ja aknad ja kõik panipaigad ära. Aga et hoida seda head taset, siis ka nüüd terve suve jooksul ja edaspidi, siis tegelikult sobivad ju kõige paremini robot-tolmuimejad selleks. Ja tänapäeval on robotid juba nii huvitavaks tehtud, et neil on lausa 2 funktsiooni, nagu me teame, Mamibotil on ju see pesev funktsioon ka juures, ehk siis, et sisuliselt pole sul seda moppimistööd ka vaja enam nii regulaarselt teha. Ja mis on muidugi väga huvitav asi, et Mamibotil on ju selline aknapuhastusrobot, et sellega saab kevadisel ajal, kui me praegu aknast välja vaatame, siis seal on tõepoolest 50 halli varjundit, et siis aknarobotiga on võimalik saada selline tulemus, et sul aknad säravad. Palju küsid, kas need nurgad ja ääred saavad ka puhtaks, et siis tõenäoliselt on see lapp on seal kergelt robotist üle ääre, aga tõepoolest kuskil 1 millimeeter jääb tegemata, aga ütleme see, kui 99,99% aknast saad puhtaks, siis see väike asi seal kõrval, ütleme, olukorda ei muuda. Kui me nüüd räägime siis kodu sisepindade puhastamisest, et aknad teeb siis aknarobot puhtaks ja kuidas on nende tavaliste robotitega, et kui hästi nad ikkagi puhastavad erinevaid mustusi, mis iganes loomakarvad, kassidel on liivakastipuru, mina tean seda omast käest hästi. No tegelikult meile annab ikkagi kindlustunnet see juurde, et kui üks meie klient on ostnud juba ühe roboti, siis ja ta ostab teise juurde oma pereliikmele ja üks klient ostis isegi 5 robotit niimoodi poole aasta jooksul, ehk siis see näitab seda, et teda nagu, et meie robotid on väga sellised kasulikud inimeste jaoks, et ja me ise ju oleme ka üle 2 aasta juba neid testinud ja tegelikult kutsume ka inimesi alati meie, kui me lahti oleme siis oma poodidesse neid katsetama, et iseenesest, et seal mingit trikke ei ole. Aga muidu robot-tolmuimejad töötavad ikkagi kindlal töö põhimõttel, et on see imamisfunktsioon, et kui vaiba peale lähete, siis soovitaks kasutada seda turborežiimi, et siis ta teeb ka selle sügavpuhastuse ära, et tegelikult me tegime ükskord ühe testi, et puhastasime tavalise tolmuimega enne vaiba ära ja siis panime roboti peale ja tuli välja, et tuli ikka veel tolmu. Ehk siis, et see näitab seda, et robotil on isegi see eelis, et tal ei teki seda väga tugevat vaakum, et siis tolm käib paremini isegi läbi sealt tekstiilist ja võimaldab siis isegi tõhusamat puhastust saada. Mamibotil on veel suur pluss see, et ta on väga vaikne. Et tegelikult, kui varem olid enamus tolmuimed ikka väga palju nagu mootorimüraga, siis Mamibotil on õnnestunud see väga hästi ära isoleerida, et siis see robot on selline mõnus kodumasin, kes võib töötada samal ajal ka, et kui sa ise võib-olla spordiuudiseid vaatad, eks ole. Ja muidugi kolmas asi see, et tal on see veeprogrammi võimalus ka, et kellel on suured põrandad, kus siis vaipasid ei ole, et siis tal on mõnusalt hoiab selle, kui tavatolmuimega saad selle staatilise tolmu kätte, siis selline mikrotolm ja ikkagi nagu pindadele, siis kerge õrn niiske lapp pühib siis selle, annab sellise viimase lihvi siis teie põrandale ka, et minu meelest ideaalne kombo. Kui meie vaatajad tahavad ka neid kodukoristuse abimehi, et kus neid leiab? www.mamibot.ee, et sealt me praegu siis neid tellimisi vastu võtame, kuna need poed on hetkel kinni, ja tegelikult 1-2 päevaga saadame juba masinad välja. Et kui olete natukene laisad või on vähe aega või armastate aega rohkem ise endale panustada, siis tasub endale võtta appi kodukoristuse abimehed, kes teevad teie eest koristuse ära.